Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos ma räägin tööriistast nimega Column ehk veerg. See tööriist võimaldab erinevaid H5P sisutüüpi paigaldada veergusse. Sisutüübid, mis käsitlevad sarnast materjali või jagavad ühist teemat, saab nüüd rühmitada, et luua ühtne õpikogemus. Lisaks on teil vabadus loov olla, sest te saate ühendada peaaegu kõik olemasolevaid H5P sisutüüpe. H5P veerg on ka 5 mitme sisutüübi lihtsaks jagamiseks, kuna seda saab manustada või alla laadida nagu iga teist H5P. Nüüd ma olen minu kursusel ja mina tahan lisada seda interaktiivse sisu ja selle sisu nimi oli Column. Et siis vajutan Interactive Content peale. Ja siit ma otsin Column. Ja te näete, et kasutajaliides on väga tuttav teile. Siia te panete nime. Aga järgmisena tulevad need huvitavad asjad. Siit te saate sisutüüpi valida. Et te võite lisada näiteks akordioni. Akordionist oleme rääkinud. Ja siis te saate lisada Agamotto. Sellest me oleme ka rääkinud. Järgmisena te võite lisada fill in the blanks näiteks lünkade täitmine. Sellest oleme ka rääkinud. Järgmisena võib lisada näiteks drag and drop ja nii edasi. Nüüd ma näitan teile ühe valmis tehtud ülesande. Näete, see on siis geograafia ja teen selle lahti. Ja esimene harjutus on siis lünkade täitmine. Teine harjutus on siis drag and drop lohistamine, et ma pean siis lohistama näiteks Sweden siia. Järgmine ülesanne on sobitamisülesanne. The capital city of Albania is Tirana. The capital city of Austria is Vienna. Ja nii edasi. Ja järgmine ülesanne on siis hotspot. Kasutaja peab otsima Itaaliat ja Itaalia peale klikkima. See ongi siis Itaalia. Järgmine ülesanne tüüp on mark the text. Kliki teksti peale. See on siis mälumäng. Ja näete siis riigi nimi ilmub ka. Järgmine on siis vali õige vastus. Ja nii edasi. See on siis samasugune ülesanne, vali õige vastus. See on siis õige või väärt küsimus. Ja nüüd vaatame, kuidas see ülesanne välja näeb seespool. Ma vajutan siis Edit Settings ja hakkame siis vaatama. Siin on siis selle ülesannete kogumiku nimi, selle veeru nimi, Column Test Geography. Ja nüüd tulevad need sisutüübid. Kõige esimene sisutüüp on lihtne, see on siis tekst. Ma lülitan sisse eesti keele siis. Nii, pealkiri ja siis veeru sisu loetelu. Esimene tüüp on siis tekst ja sisu on eraldatud horisontaaljoonega. Järgmine sisutüüp on fill in the blanks, lünkade täitmine, pealkiri, ülesanne kirjeldus. Ja need sõnad, mis lähevad lünkadesse, need on eraldatud tärnidega. Selle ülesande peale on siis tagasiside ja lähme edasi. Siin on see joon. Järgmine tüüp on drag and drop, lohistamisülesanne ja kuidas seda lohistamisülesannet teha, me oleme sellest juba rääkinud. Siin on siis teksti lohistamine ja näete, see ülesanne on siin. Ja need lohistatavad sõnad on eraldatud tärnidega. Nii nagu ma ütlesin, et find the hotspot leiab asukoht kaardil. Sellest me oleme ka rääkinud. Siin on sõnade selekteerimine, mark the words. Ja õiged sõnad peaksid olema ka eraldatud tärnidega. Siin on siis mälumäng. Mälumängust me muidu ka rääkisime.
Nii et kui te oskate need ülesandeid teha ja nendest ülejäänud ülesannetest me oleme rääkinud, siis te oskate neid ka paigutada siia veergudesse. Siin on siis single choice, valikvastusega küsimus ja õige vastus on ainult üks. Ja näete, esimene alternatiiv on õige. See on siis sama. Ja nii edasi. Kui te tahate küsimust lisada, siis lisaküsimus. Siin on siis summary, kokkuvõte. Sellest ülesannetüüpist me oleme rääkinud selles videos, kus ma rääkisin interaktiivsest videost, interaktiivse video tegemisest. Ja see on siis õige või väärt küsimus. Ja siin te võite arvutile näidata, kas on õige või vale. Ja nüüd, kui te tahate rohkem sisu lisada, siis vajutage siia. Maksimumhind on 10 ja tegelikult ongi kõik. Siis salvestaja kuva. Mina tegin mingid muudatusi, siis ma ei vajuta salvestaja kuva. Tänan vaatamast, head aega!